See siin on Škoda uus täiselektriline pesamuna Elrock ehk Enyaq'ilt ja teistelt värskematelt Škodadelt tuttav tehnoloogia ligikaudu ka Rocki mõõdus linnamaasturi keres. 3 erinevat jõudluse valikut, kõik erineva võimsuse ja aku mahutavusega, ent ühe mootoriga, mis veab tagumisi rattaid. Kõige uhkemal juhul on sõiduulatust üle 500 km ning aku põhiosa saab täis vähem kui poole tunniga. Elrocki hinnad algavad umbes 35 000 eurost ja tema auto siin ligikaudu 50 000 eurot. Väliselt on Škoda hiljuti oma disainikeelt veidi kaasaegsemaks mudinud, mille tulemusel näeb uus mudel värske ja sihvakas, ent mitte liiga tähelepanu ahnitsevat elektriautolik välja. Seda loomulikult heas mõttes. Hea valgustavusega kaheosalised esituled, kuni 21 tollised valuväljad, suhteliselt kõrged küljelaiendid, siuke mõnus škodalik klassikaline linnamaasturi silhuett ning noolekujulised tagatuled ja tiib tagaakna kohal. Salongis on lähenemine samuti tuttav ja igati viisakas ning siinse loft salongi paketiga saab mudel kvaliteetse tekstiili nii ustele, armatuurile kui istmetele. Istmed ise pakuvad aga igati mugavat ja toekat asendit, kuid on läbivat manuaalse reguleerimisega ning asendi osas saab kriitikat natukene see armatuuri nurk siin, kuhu võib pikemalt kasvu juhtidel põlv natukene valusalt vastu käia. Multimeedia saab mudel 13-tollise ekraaniga ning igati mugava ja loogilise Volkswagen Grupi kaasaegsema tarkvaraga. Ekraani all pikk helitugevuse rollik ja veel madalamal füüsiliselt kiirdenupud. Helisüsteemi osas tasub kaaluda uhkema Kantoni lahenduse valimist. Näidikutabloo on armatuuri süüstatud 5-tolline ning kuvab selgelt vaid kõige tähtsamat ning rool on 2-kodaline ning füüsiliste nuppudega väga mugavalt multifunktsionaalne. Käigukang on aga erinevalt teistest värskematest Volkswagen Grupi toodetest taas klassikaliselt keskkonsoolil. Olles Škoda toodang on Elrock oma suuruse kohta ka väga praktiline masin ning nagu näha, siis ka juhi poolel mahuvad 2 2-meetrist üksteise taha suhteliselt hästi ära. Pearuumi kui suures arvestataval määral pikematelegi ning istmed tagareas samuti igati mugavad. Esemetel on salongis palju mitmetasandilisi luuke, pesasid ja taskuid, loomulikult jääb juhi uksest vihmavarju ja suurem pagas mahub kuni 470 liitrisesse pagasiruumi, kus võrguga tasku pagasikatte küljes, riiulid seintel ja lisaruumi veel põranda algi. Simply clever. Ka sõit on Elrockiga igati kvaliteetne. Tema auto on meil siin 210 kilovatiga, mida sellise väikse linna liikuri jaoks tegelikult igati viisavalt. Minek on elektriautolikult mõnusalt jõuline ja krapsakas ning jalgu ei tohiks küll linnaoludes Elrock kellelegi jääda. Küll aga vajab natukene harjumist pehme piduripedaal ning kerge roolimine, mis esialgu kurvilistele teedele kuigi palju ei kutsu. Samas kurvilistest teedest rääkides on tänu tagaveole teda võimalik isegi veidi mootori jõuga juhtida. Vedrustus on pigem pehme, ent mitte digitaalselt ebamäärase tagasisidega. Müratase on salongis elektriautolikult madal, pöörderaadius jõhkralt väike ja juhiabid kõik tasemel. Ehk kokkuvõttes on sõit tegelikult väga mõnus ja Elrock tervikuna mõnusalt lihtsasti tarbitav auto. Konkurentideks on uuel elektrilisel Elrockil näiteks Kia EV3, Hyundai Kona Electric, Audi Q4 e-tron ning Renault Scenic e-Tech. Millise väikse kompaktse elektrilise linnamaasturi valiksid endale aga sina?